jah. Hea! On siis see, et naine istub peal, 4 meest tõmbavad, niisugune väiksemat sorti region ja seal koha peal näete, et siledat maad pidi tõmbavad ühe ringi ümber selle torni, ronimistorni. Et stardist läks jooksuga ümber ronimistorni finississe. Mida ma ütleks see, et all on jäine ja võib olla libe, kuigi ma arvan, et kui seal paar korda proovitakse, siis taundib selle kinni ja see jää all ei valegi, aga ütleme nii, et me koha peal ka seal ütleme, et olge nagu ettevaatlikud, et all on sellist libedat kohti ja mängude järjekord toodud ja ma ei oskagi siin midagi väga kommenteerida. Kohtunik on koha peal lahendavad ja see on see põhiline. Nii, võrkpall. Võistkonnas 9 liiget, võib olla platsil 6 mängijat, 3 naist, 3 meest ja vähemalt siis 1 meesveteran on platsil. Meesveteran 2, jah, 67 ja vanem sündinud. See õngega võib korraga püüda. Ja ise te ka kontrollite 11 ka, et juba siis nagu näha on. Nii, juhtkonna võistlus. Siis 3 liiget, nendest vähemalt 1 naine. Ja alad on nii, et me alustame siis juhtkonna võistlus algab kell 2. Ka võimalik, aga ma tahaks näha või teha talijooksu siin ära. Et saan siis sellega seoses tõsta natuke starti kiiremaks, et need vahelt kukuvad nagu ära elimineerida. Vahelt kukuvad stardi ajal. Et kui teil on nüüd mingisugused ära ütlemised, siis teeme selle. Lõppi pärast lähme kohe rongkäigule, et sõigab välja kogu siia. Lähme Vallamaja ette kõnnime. Rongkäigule keegi taua minna, ainult välja päästa. Teeme süümist. Aga oleme olemas, jah? Aga hakkame liikuma siis võistkondade kaupa, et sinna suunda. 39-ndad või? Kus see Rein on? Kas Rein on? Saada Rein ette. Mustu kohe ennast lihtsalt kirju. Ei, ta mustu ei võigista. AK-s näitad meid või? Ikka AK-s. Ilm sisse. Oi, unustasin sisse lülitada. Hakkame otsast peale. Lülitad ikka hea. Hakkame otsast peale. Rein, sa pidid ette poole minema, Rauda. Tookos küll väga hästi aitas tulla. Lahti!
tulemast 39. Peipsi talimängudele. Peipsi talimänge avab värske vallavanem Raul Kudre. Tervist kõigile! Väga hea! Mul on uskumatult hea ikkagi näha, et Peipsi äärde on jäänud valdasi, kes veel peavad tähtsaks nagu spordi tegemist ja koos tegemist. Ja arvatavasti järgmiseks, kui täna on meil 5 valda väljas, siis arvatavasti järgmisest aastast peale siin haldusreformi ongi meil Peipsi ääres ainult 5 valda. Ja ma loodan, et kõik need 5 valda, need on oluliselt suuremad, kõik need 5 valda lepivad omavahel kokku ja jätkavad seda ikkagi väga vinget traditsiooni, et me oleme juba niivõrd palju aega koos käinud ja neid mänge pidanud. Ja ma ikkagi väga usun selle nagu jätkumisse ja selle traditsiooni võib-olla uuesti tugevnemisse. Aga täna olete te Värskas. Ma soovin teile nagu terveks päevaks siukest mõnusat spordi tegemist, omavahel suhtlemist, siukest head konkurentsi. Veel, kes üksteist ka ei tunne, saate teada, kuidas siis teistes valdades elatakse. Ja see tänane öine väike lumesadu on ikkagi teinud siis vähemalt visuaalselt selleks, et toimuvad talimängud. Ja küll suusatamine, mis üks põhialasi võiks talvel olla, on asendatud jooksuga, aga no pole hullu. Meil on, me anname veel siis korraks sõna kohtunikele ja siis läheb lipu heiskamiseks. Ja kohtunike esindama on tulnud Heino Saar. Tervist ka minu poolt. Ma usun, et see on vabariigi 100. aastal üks esimesi võistlusi. Ja edukat võistlemist kõigile. Nii, ja lipu heiskamiseks tuleb siis meenutada seda, kes eelmisel aastal milline vald võitis. Ja selleks oli Räpina. Ja palume siis Räpina 2 esindajad, te oletegi seal lipu juures ja alustame kohe selle lipu üles tõmbamisega. Peipsi talimängud on avatud! Aga nüüd kutsume ette siia meie enda noortekeskuse töötajad Triinu Arundi, kes on teie jaoks välja valinud toreda muusika ja kokku pannud soojendusvõimlemise kava. Ole lahke, Triinu! Ajali poole ja osad ette poole. Jalad vastu maad, eks? Seal on libe, vaatad maha ei lenda. Aga näitab ette, kui pane muusika peale. Mõned liigutused ette. Alustame sellega, et me sirutame, ringutame ja siis istume. Jah, hommikused tegevused. Ringutad ja siis lähed fannituppa. Nii, see on olemas. Siis on nii, et korvpalli oleme mänginud, kõik pead
Marusson, kuidas kommenteerid tänast üritust? Ilus päev on. Veits siuke. Kuidas kommenteerid tänast üritust, kuidas läks? Ei, pole startinud. No, mis sa arvad, kuidas läheb? No ütleme, et konkurents on väga tugev. On, Ei ole. Kõik tugevad tulevad tagant. Ees ka. Ja rada on väga libe. Timo, ütle ka midagi. Jou. Jou, kuidas oli? Tubli, tehtud, ma olen kade, sul on tehtud. Võtan sarja. Ja kes meil siin on? Oho, Emili Raudkepp. No nii, kuidas kommenteerid tänast üritust? Tulin just. Mis sa arvad, kuidas läheb? Kas võidab? Ära segada. Ma keskendun praegu. Näita, kuidas sa sooja teed. Noh, maali või saali või kes sa olid? Lüpstud lehma või? Täänpä hummugu. Tüüd ettu. Kuidas kommenteerid tänast üritust? No lõpetajad vaadates on selline tunne nagu raja peal on mingi piinamispunkt. Aga no loodame parimat, Särgiga. No ma arvan, et Tippvormi tänaseks. Ma arvan, et võitseda on suht kindel. No sünniaasta ütleb kõik ju. Kas sa said parema numbri? Ära kukku! Rahul juba Näita, kuidas sooja teed. Neid soojendusärdusi või? Mingi räpp. Ei, niimoodi, vaata. 3 korda. Ja siis oli jee! Kurnat ei tegi ära. Ja sealt tuleb Einar. Kurmatila. Ta teeb sooja. Einar peab ikka, sa pead äkka alati 3 ringi jooksma. Pärast YouTube'ist ka. Ja jookseb nii palju, kui jõuab, siis ülejäänud miinustega võetakse maha. No. Oleme räädi. Tubli. Läheb. Einar tuli suus, rind on jooksnud. Läks sellest ja kohe saan. Kohe servus. Vähemalt. Isegi hästi, võtan su särgi. Mõtlen ringiga 15. Doris, oli raske või? On väga hullu. Ei, ma ei tea, mis Kõige raskem koht oli? Lõpukurv. See oli nii libe. Viska kaamerale. Kaamerale või?
Mine sinna poole. Topsis on. Tal on teepidu ära siin. Kas lähed jooksma või tulid jooksmast? Lähme teadet jooksma. No lähme. Lähme. Tänase päeva kõige põnevam võistlus hakkab nüüd. Miks? Sest see on huvitav. Ma ei arvan küll, jah. No näidake tiimitööd. Nüüd tuleb plaks. Pekko Bauer. Kus ta läheb? Heino, ma olen esimese paistama vahetuse paika ära, kui nägin üle veel. Esimene vahetus, mehed sinna, joone taha. Noored, meil on sinu. Noored, miks sa mehed, vaid noored? Noored, okei. Oota, esimene. Tule Mariette oma stopperi kuulata. 11, Oskar. No vot, ma ei tea. 12! 12. Nii, vastavalt juhendile oli võistkonna koosseis üks mees, üks naine või naisveteran ja üks poiss või tüdruk. Mehed jooksevad üle pika ringi, selle, mis oli võistluste aja. Naised, kas naisveteranid või tüdrukud poisid jooksevad lühikese ringi. See, kus on lühikese ringil ära pööramine, mina lähen sinna. Vahetusala on nende koonduste ja nende koonduste vahel.
Puutumisega, jah. Puutumisega. Finiss on seal, finiss oli. Aga võib lumekuuliga visata kaudu? Ei või. Ma niimoodi peab lööma. Jalaga võtta. No selge. Kaskus ja tervis ja sõnum ja Teeme 15, 12, 13, nii läheb. Ei, 13, 11, 12. Kõige viimane. Ärge segi ajal kohtulikule kui lasku. Tulge eest ära. Hei, 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 hei. Heine vahetus siia! Jookseb! 18 ju viimane olema, kurat! Pane minema! Mine! Ma lähen sinna. Allar, sa tulid esimesena. Ei Jaanika! Nii läks nüüd! Ei ole olnud. Ei mööda! Nii, need on... Tõesti tõgisid poistega ikka. Ütle määrme! Tule! Ära jäta vahel pikaks, tule üle! Tule nii, jaa! Tea see kolmas kohtum, see on väga vastu. Piinisi koridor, minge ära. Nii ja nüüd piinisi koridor. Vahet seotud kiiresti. 2.59. Nii 35, 38, 37, 3.12, 31, 3.15. Nonii, kas tuli võit? Muidugi tuli ja hea. Kuus hakkas valutama kohe. Järjekordselt, mis oli raja kõige raskem osa? Need kurvid. Kohutav. Sa oled veel nendega ka. Kuidas üldse? Filmid, Täna on ikka ilus talvepäev. Okei, aitab. Lehvita. Ma panen siia. Värske hinna. Aga mis kell on? 11.46. Mis mul on vist aega? 12 hakkab see suusatamine. No näed. Nüüd, läbi. See vastas elektroonika pool. Võiks olla. Vastu jaoks näitada kella, ma saan aru. Nüüd ei saa servi vastu võtta.
oled peategelane, oled, noh. Nüüd tuli siis peategelane ka. Ilmus salaga tuli. Kurve, inimesed oleme kõike võistlemast ära, mis praegu värsid ka. Villi praegu ära lähme Eesti koondise mehed. Et tulevikus kaadrid lähevad hinda. Et kui nad Eesti koondisele Euroopa meistrivõistlusel 8 aasta pärast, siis... Ega mul ongi EAS-ist võetud raha seal kaamera ostuks, et ajalugu talletada ja siis kalafilmi teha, kui midagi välja ei tule, et siis kaamera ikka jääb endale ja raha on. Sina süüdi oled. Filmi ainult, ma ei... Soe teete, on ju muidu? Soe. No siis ma teen teile. Toni Kulmi.
Komisjoni tänasel ajal näinud üle siia. Teie hääl jääb ju peale ainukese. Hommikul oli. Ja Värska võitis siis seisuga 21-15. Kuidas lauatennis läks? See on kösi, teine koht.
pall. Seal.
Ma ise kõrva tark. Ma nagu küll.
hämarduma ja selja taha on jäänud niisugune tõsine spordipäev, kus võideti küll sekundite, küll punktide või kaotati mõndade karampidega, aga igal juhul siis 39. Peipsi talimängud hakkavad lõppema ja anname kõige siis mõlusama aega, kus anname aulased kätte. Ma tegelikult väga ootaks, et te tuleksite sealt ukse eest ära ja julgelt istuksite siia, näeksite, kes ikka võidavad ja nii edasi, saate plaksutada kaasa. Ja hakkame siis aladega pihta. Ja kui jooksis individuaalsed auhinnad andsime kätte, siis võistkondlikud auhinnad anname siin, nii et võistkonna esindajad, et olge siis valmis. Ja küll suusatamine kahjuks ei toimunud, aga jooksmine oli ka vingeline. 39. Peipsi talimängudel jooksmise võistkondlikus arvestuses 3. koht Räpina vald. Teine koht Alaskivi vald ja võitja Värska vald. Värskal 372 punkti, Alaskivi 345,5 punkti ja Räpinal 317,5 punkti. Ja järjestus täpselt sama kui tagasi. 3. koht Räpina vald, teine Alaskivi ja võitja Värska. Aga siin ootame me inimesi ka siia, sellepärast et meil on medalid ka jagada, sellepärast et nendele me kätte ei andnud. Ja alustame siis 3. kohast. 3. koht koosseisus Raiv Paino, Ivar Mahtramäe, Mikita vald. Teine koht Viktor Terve, Alve, Värska vald. Võitja Lilia Nõoma ja Jüri Nõoma, Alaskivi vald. Alaskivi esimene. Ja suurima kalapüüdjale tuleb eriauhind, erialve 200 grammi. Kalameeste auhinnad käes. Kolmas koht liikmete Ants Liiva, Vello Metsoja, Riina Jaanuska, Alaskivi vald. Teine koht Raul Vaidla, Johannes Vaidla, Helve Tammekun, Mikitamäe vald. Ja võistkond Urmas Jõgeva, Silvia Arvon, Peep Narsberg, Värska vald.
Reesõiduks otsisime palju lund ja otsisime lund, aga väga ei leidnud, aga õnneks öine väike lumesaadu ikkagi tegi maa valgeks ja regi ka libiseb paremini, aga Mikitamäe vald 3. koht koosseisus Madis Poolak, Mait Poolak, Tanel Püüve, Taavi Mann, Teisi Valge. Neeme Lõõmus, Veiko Kook, Viljar Kook, Enevin Kook ja Reet Rüütel. Võitja Värska vald, Reigo Teervald, Sander Linnus, Karel Sander Bjusin, Andres Arvos ja Mari Linnus. Aga siin on just veel vallad, Sander vald. Ära hakka siin. Nendest, mis seljaga poole on. Ja kui aegadest võtta, siis kõik olid 1 sekundi sees esikolmid ja ega 4. oli väga tihe võistlus, nii et 1,14 sekundi sees oli 4 võistkonda, nii et kõik olid hästi tasavägis. Ja palun, Janika. Võrkpall kestis kõige pikemalt ja kõige vist tasavägisemad ka mängud. Vaatame siin kohe seise. Aga igal juhul paremusjärjestus on selline. 3. koht Räpina vald. Reeman Malimäe, David Põlluste, David Kruustpõld, Elis Oja, Grete Junson, Triin Junson, Hugo Valgus. Oleme siia. Teine koht Alatski vald. Koosseisus Alar Raiso, Gerda Krosstal, Ingrid Siila, Kaupo Mets, Anželika Tappo, Kadri Viil, Ago Vahi, Andres Kessler. Ja võitja Värska vald, Kaur Kattai, Martin Küük, Kaidi Kattai, Birgit Kena, Anneli Kukk, Einar Raut ja Tiivi Alla. Ei,
pani mõtterakukesed või siis need hallid ajurakukesed tööle. Ja kolmas koht, Värska vald, koosseisus Erik Joonas, Maret Tund, Kaarel Vaid ja Indrek Maaga, Rein Saitsev. Teine koht, Räpina vald, koosseisus Omar Kaljumäe, Tiit Kurika, Mari Kala, Valdur Krui ja Kurmet Karsna. Võitja Alatskivi vald, Uno Ainsoor, Raivo Mille, Valmar Põldpaju, Ene Kook, Marika Jagustan. Üks aplaus siis ka. Äparduseta, et küll me juba arvasime, et võitja selgitatakse loosiga, sest sportlikud tulemused olid hästi võrdsed ja kõik kohad olid ka võrdsed. Aga juhendis oli tegelikult punkt, et lisapunkte saavad see, kui on kas volikogu esimees või vallavanem või kuidas need seal oli. Ja hoopis järjestus on hoopis teine. Aga siis niimoodi, et juhtkonna võistluse kolmandaks jäi hoopis Alatskivi vald. Ingrid Siila, Heli Valmiste ja Reivo Lille. Palun tulge siia. Teine koht, Ester Lemats, Kaido Palu, Allan Korbakov. Jätsin valla ütlevast, Räpina. Ja võitjaks Värska vald. Koosseisus Erik Joonas, Rein Saitsev ja Raul Pärt. Võidud läksid erinevatele võistkondadele ja lõpuks oli hästi tihe võistlus. Ennast on tiitud.
osales ühe alaga, teised osalesid enamusaladega ja igal juhul olete te kõik väga tublid, et tulite. Ja ma arvan, et olete õhtul raamestunult väsinud, et see päev on sportlikult veedetud ja see, kes vabariigi aastapäeval ei jõudnud veel sinna terviseradadele märkmeid panna, et ümber maailma üks ring peale teha, siis te vist jõuate täna ka veel, aga igal juhul te olete terve Eesti jaoks ühe panuse andnud. Lauatennis sai kätte kõik. Ja lauatennis sai kätte, sellepärast, et Muster sõitis ka ära ja nad kõik oli autost seal koha peal. Aga selle järjestus oli, Muster võitis, selle Värska teine ja edasi ma ei tea, kuidas. Kolmas Mikitamäe. Jah, nii. Aga nüüd üldjärjestus. Palun tulge siia siis. 5. koht, Mustre linn. 4. koht, Mikitamäe vald. Mikitamäe vallal punkte 76. Nii, 3. koht, Räpina vald. Nii, ja 2. koht, Alatskivi vald. 39. Peipsi talimängude üldvõitja koduseinte toel Värska vald. Ja praegu on kokkulepe siis nii, et lipu peame andma veel Alatskivile kaasa. Me anname lipu Alatskivile kaasa ja lõpuks siis suviste mängude ajal otsustame, et kus kohas need mängud täpselt toimuvad. Aga me loodame, et Alatskivi vallas ja kuna olukord on ka natukene nagu keeruline järgmiseks aastaks, et praegusi valdasi enam olemas ei ole, on oluliselt suuremad vallad, siis me ikkagi arvame, et järgnevad Peipsimängud toimuvad, on juba siis ka juubeli Peipsimängud ja arvatavasti seal üleval pool. Ja Aare Poolek täna tuletas meelde, et mängud on alguse saanud Avinurmest üldse. Esimesed mängud tehti seal ja et võib-olla võikski hoopis seal ka siis need juubelimängud teha. Aga aitäh, et tulite ja koduteed. Liipu läheme annab ka nüüd siis Alatskivile ka. Palume kõiki välja lipulangetustele. Teiselt poolt selline.
paluks alati president siia ettepoole lippu vastu võtma. Ärge häbenege. Tulge siia. Ega teist kuskil tulemusi tehti või midagi, kõik jooksis ja kõik toimis ja Ingridit ei olnud kuskilgi näha, ta oli tulemuste all kardinal ja kõik toimusid ja näed diplomid ja kõik sai välja jagatud. Nii et teeme talle ühe kõva pausi. Võite süüa, aga no teeme Einole kõva või ütleb rahulikult, nii on ja nii on täpselt, jah. Ja ei ole iga korra. Jah. Nii et. Siis läheb vald pension. See oligi kohtunik ette rääkida, tema tülitusele. Ma sain näha, iga olen. Ingridil ma nägin eile terve karineid valmis. Vaata seda vedanud. Aga siis tuli ikka selline valge, et rasvas.